Tere, armu ja rahu teile kõigile. Ma esitan video alguses paar küsimust. Kas teile, kes te seda videot vaatate või juhtusite vaatama, kas teile läheb korda meie rahva vaimne tervis ja Jeshua ihu ehk koguduse puhtus? Mis on saamas lähiajal Eestimaa rahva kirikust ehk Eesti evangeelsest Luteri kirikust? Kuidas saab kirik aktsepteerida midagi, mida pühakiri nii selgelt hukka mõistab? Olen märganud, et sotsiaalmeedias on liikvel üks allkirjade kogumise vorm, millele kogutakse allkirju kuni septembrikuuni 2026 aasta. Allkirju kogutakse pöördumiseks Eesti evangeelse Luteri kiriku konsistooriumi poole, kus 2026 aastal on välja kuulutatud arutelu soolisuse ja seksuaalsuse teemal. Selle pöördumise on algatanud Eesti evangeelse Luteri kiriku julged teenistujad, kes enam ei salli sellist silmakirjalikkust enda usuorganisatsioonis ja kes selle allkirja kogumisega tahavad kaasata ka kõiki teisi usklikke erinevatest konfessioonidest, kellele läheb korda Eesti evangeelse Luteri kiriku tulevik ja püsima jäämine. Selles pöördumises öeldakse: meie käesolevale pöördumisele alla kirjutanud Eesti evangeelse Luteri kiriku liikmed soovime, et käesolevaks aastaks välja kuulutatud teoloogiline arutelu soolisuse ja seksuaalsuse teemal tühistataks. Me leiame, et sisuline vajadus taolise arutelu järele puudub ning kõnealune algatus külvab kirikus vaid segadust ja lõhestab. Kiriku õpetus inimesest, abielust ja perekonnast tugineb muutumatule Jumala sõnale, mitte muutustele ühiskonnas, ning Eesti evangeelse Luteri kiriku ametikandjad ja otsustuskogud on seda viimastel aastakümnetel korduvalt väljendanud. Me ei soovi, et Eesti evangeelne Luteri kirik järgiks liberaalsete kirikute eeskuju ja lahkuks Jumala sõna aluselt. Pöördumise toetuseks saab oma allkirja anda aadressil rahvakirik.ee. Minu üleskutse, kui sina video vaataja, oled sa usklik või mitteusklik, aga sa soovid anda oma allkirja ja toetuse, siis tee seda. Ja mine sellele aadressile, mis ma just ütlesin, rahvakirik.ee ja anna oma allkiri. Kindlasti sinu allkiri on määrava tähtsusega. Allkirjade nimekiri koos isiku nimede ja kogudusse kuulumise teabega esitatakse Eesti evangeelse Luteri kiriku konsistooriumile paberil, välja trükitud kujul, ühes eksemplaris 2026. aasta septembris. Allkirjad esitatakse kahes grupis. Esiteks Eesti evangeelse Luteri kiriku koguduste liikmed ja teiseks Eesti evangeelse Luteri kiriku kogudusse mitte kuuluvad pöördumise toetajad. Minu uskumuse ja teadmiste kohaselt peaks kirik ehk kogudus olema tõe ja moraalsete väärtuste hoidja, mitte nende moraalsete väärtuste lammutaja. Kes ei tea, mis on Eesti evangeelse Luteri kiriku konsistoorium, siis see on Eesti evangeelse Luteri kiriku sisene valitsus, mille ülesandeks on kirikukogu otsuste täideviimine. Konsistooriumi president on peapiiskop Urmas Viilma. Ei saa mitte jätta mainimata seda tõsiasja, et Urmas Viilma on endine vabamüürlane, kes on väitnud ühes ajalehes Eesti Ekspressis, et tema ei pidanud enam võimalikuks sinna salaühingusse kuuluda, kui ta kandideerib või kandideeris peapiiskopi ametisse. Tema sõnade järgi astus ta sellest salaühingust välja. Mina isiklikult seda ei usu, kuna vabamüürlastele antud vanded, need jäävad kehtima ka salaühingust välja astudes. Olles täna usklik, ei ole mina teadlikult mitte ühegi inimtekkelise süsteemse kristliku usuorganisatsiooni liige.
Kuid ma saan kinnitada teile, et ma kuulun ühte ja ainsasse kogudusse, mille pea on Jeshua. Sellesse ühte ja ainsasse nimetusse kogudusse kuuludes saan ma ütelda, et ma austan Jumala elavat sõna. Ning ma seisan selle eest, et Kristuse ihus valitseks kord, mitte korralagedus. Teadlikult ei anna mina usklikuna oma allkirja sellele kirjalikule pöördumisele, vaid ma tegin selle asemel hoopis videopöördumise. Ja see videopöördumine hakkab elama oma elu seal internetis. Sõnadel on suurem vägi kui mingisugustel konksukestel paberil. Kui peapiiskop Urmas Viilma kuulub samasse Kristuse ihusse, kuhu kuulun mina ja kuhu kuuluvad ka teised usklikud, kes austavad Jumala sõna ja austavad Jumala seadust. Ja kui Urmas Viilma teenib sama Jumalat, keda teenin mina, ja ta tunnistab, et Jeesus Kristus on tema üks ja ainus isand, siis see videosõnum on otseselt ka temale mõeldud. Te võite selle videosõnumi rahulikult temale edasi saata ja tervele sellele kiriku valitsusele võite selle videosõnumi edasi saata. Kes on peapiiskop? Peapiiskop on kristliku kiriku kõrge vaimulik, kes siis juhib suuremat piiskopkonda või siis tervet rahvuslikku kirikut. Ta on kiriku pea. Ta on kiriku kõrgem vaimulik juht ja esindaja nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Eesti evangeelses Luteri kirikus valitakse peapiiskop üldjuhul eluaegseks ametiks, kuni siis pensionile jäämiseni. See oli nüüd lühikene selline sissejuhatus, kes on peapiiskop. Ja ma lähen nüüd edasi. Peapiiskop peaks austama Jumala sõna. Urmas Viilma on kohustatud, ma kordan veel kord, on kohustatud oma peapiiskopi ametipositsioonilt lähtuvalt võtma niinimetatud luua ning lööma korra majja Eesti evangeelses Luteri kirikus siseselt ehk likvideerima Eesti evangeelse Luteri kiriku seest kõik samasoolised ja samasoolisust pooldavad ning kaitsvad kirikuõpetajad, teenistujad, pluss lõpetama koostöö salaseltsidesse kuuluvate vaimulike ja töötegijatega. Kui peapiiskop ei taha või ei suuda seda niinimetatud luuda kasutada ja oma usuorganisatsiooni siseringi puhastada, siis Urmas Viilma ei ole väärt olema peapiiskopi ametis. Ta on valinud omale vale ametikoha ja ta peaks astuma sellelt ametikohalt tagasi esimesel võimalusel, kuna see kahjustab Kristuse ihu ja ühiskonda üleüldiselt. Kui peapiiskopi positsioon on olla kristlik juht, siis tuleb seda ka välja näidata, et sa seda oled. Peapiiskopi kohustus on lähtuda Jumala sõnast, olla sõna tegija, sõna otseses mõttes, mitte Euroopa Liidu käepikendus, kus kirikus lubatakse teenida samasooliste vaadetega kirikuõpetajatel ning kus kirikusse tahetakse jätta teenima samasoolised kirikuõpetajad ja samasoolisust pooldavad kirikuõpetajad. See on ebamoraalsuse toetamine ja Jumal ei vaata sellele üldse hea pilguga. See video ei ole mingisugune rünnak, vaid läbi selle video ma edastan Jumala konkreetse tahte ja soovi, et Kristuse ihus valitseks kord, mitte korralagedus. Minu lihtne ja selge palve Jumala kui taevase isa poole on see. Kui Eesti evangeelse Luteri kiriku tänane peapiiskop ei suuda lähiajal tagada korda oma hallatavas usuorganisatsioonis, mis peaks olema Kristuse ihu üks osa, siis ma palun Jumalal tagandada peapiiskop oma ametist, et anda võimalus uuele sõnakuulelikule Jumala sulasele. Ja siia lõppu ma panen ühe vajaliku lause. Jumal, sinu tahe sündigu. Me vaatame täna kogudusena ehk inimestena
Ehk siis jumala rahvana pealt, kuidas Eesti evangeelne luteri kirik on jõudnud ühte ohtlikku punkti, kus piir püha ja ebapüha vahel on murenemas. Nii kurb kui see ka pole, siis see kahjustab ka ühiskonda tervikuna. Piibel räägib meile saatana sünagoogist, kohas, kus algkoguduse ajal väliselt tundus see olevat vaga koht, kus teeniti Jumalat, kuid sisu oli muutunud Jumala vastaseks. Piibli tekstidest lähtuvalt tähendab sõna saatan algselt vastast või süüdistajat. Ja Piibel annab väga selgelt ka mõista, et selle maailma vürst on saatan. See tähendab lühidalt seda, et maailm, kus kohas me elame, on saatana võimuses ja saatana meelevalla alla antud määratud ajaks. Jumal, kes on looja, temal on selles maailmas oma kogudus ehk kogukond, ehk inimgrupid ehk Jumalale lojaalsed isikud, kes peaks olema valguseks pimeduses käivatele inimestele. Kui Johannes kasutas seda väljendit saatana sünagoog, pidas ta silmas samuti inimrühma, kes siis väitis end olevat Jumala rahvas, kuid nad tegutsesid tegelikult Jumala vastu. Nad andsid kristlasi Rooma võimudele üles, põhjustades nende tagakiusamist. Samuti nad ei aktsepteerinud Jeshuat Jumala pojana. Nad lasid ta postile lüüa ehk siis hukata. Nad ei aktsepteerinud Jumala elavat sõna ega seda õpetust, mida Jeshua jagas. Heebrea mõttelaadi kohaselt on tõeline Jeshua järgija see, kes järgib Jumala tahet ning tegutseb vastavalt tema sõnale. Meil Eestis õnneks veel nii hull asi ei ole, et kedagi usu pärast taga hakatakse kiusama või vangi pannakse, kuid kunagi ei tea, millal see asi meile siia Eestisse kätte jõuab. Aga seda ma võin teile öelda ja kinnitada, et kirikus ja kogudustes on kord täna väga pikalt juba käest ära, kuna puudub aukartus Jumala kui looja vastu. Me oleme tänasel päeval tunnistajaks sellele, et meie oma riigis asuv kõige suurem kirik, luteri kirik on muutumas selliseks paigaks, kus teadlikult astutakse vastu Jumala poolt kogudusele antud juhistele ja määrustele. Eesti evangeelse luteri kiriku ametlik seisukoht abielu osas on täna õnneks veel traditsiooniline, ehk siis abielu mehe ja naise vahel. See on mehe ja naise vaheline omavaheline liit. Aga praktikas on kiriku sisene konflikt selles osas juba väga suureks läinud. Me kuuleme täna, kuidas kantslitest kostuvad kirikuõpetajate hääled, kes propageerivad ja ise harrastavad elustiili, mida pühakiri nimetab selgelt patuks ehk ebamoraalseks elustiiliks. Selle veidra patuse räpase elustiili propageerijad on tähestikurahvas oma 6värvilise lipuga. Nad üritavad oma ideoloogiat sisse viia absoluutselt igale poole, kuhu võimalik, kaasa arvatud kirikusse, kogudusse ehk Kristuse ihusse. See tähestikurahvas tahab mürgitada oma liikumisega tervet ühiskonda, kaasa arvatud meie lapsi. Ma soovitan teile, usklikud, esitada endale üks küsimus. Kui meie usklikena ja Jumala kogudusena tolereerime ja aktsepteerime Kristuse ihu sees samasoolisi suhteid, samasooliste abielu, lubame kiriku õpetajatel ja pastoritel kuulutada midagi muud kui piibli tõde, siis kelle teenistuses me tegelikult oleme. Kirikus, koguduses ei saa ega tohiks teenida kiriku õpetaja või pastor, kes on samasooline, kes pooldab ning kiidab heaks tähestikurahva liikumise. Sellise ideoloogiaga kiriku õpetajad tuleks päevapealt vabastada oma teenistusest ja saata kiriku pinki meelt parandama. Kui meelt ei soovi parandada, siis tuleks ta väljapoole leeri saata ehk kirikust või kogudusest välja visata, kuna ta kahjustab kogu Kristuse ihu tervikuna. Mina isiklikult ei saa aru, miks neid isikuid veel hoitakse kiriku teenistuses, sest see on otsene vastutöö Jumala sõnale. Luteri kirikus hakati siis nüüd koguma allkirju. Aga armsad kaasteelised ja usklikud,
Teie usuorganisatsioonis on see tähestikurahva viirus juba ammu sees. Te olete hoidnud salajas neid samasoolisi kirikuõpetajaid läbi ajaloo ja ilmselt ka tänasel päeval hoiate neid salajas. See on äärmiselt inetu tegu, mida ühes Kristuse ihus võib üldse teha. Te hakkate seda teemat nüüd oma kiriku valitsuses uuesti arutama, argumenteerima selle üle, kas Kristuse ihus on ikka sobilik pederastia või mitte. Jumala sõna alusel on väga selge vastus. Ei, selline spordiala ehk tegevus ei kuulu Kristuse ihusse. Seda ei saa aktsepteerida ega tolereerida. Selles osas ei ole midagi teil tegelikult arutada ega kokku leppida. Ja täpselt sama jutt on pedofiilidega, kes võib-olla tõstavad pead ka kiriku sees. Kirikule, kogudusele kehtib Jumala sõna. Jumala sõna on kõrgem kui ükskõik milline riiklik seaduse punkt, mis on vastu võetud inimeste poolt, aga mis läheb vastuollu Jumala sõnaga. Kõik, kes selle tähestikurahva spordialaga tegeleda tahavad, tehku seda siis Kristuse ihu väliselt ehk väljapool leeri. Olgu veel öeldud, et Jumal on pannud oma koguduse ehk rahva valguseks ühiskonda, kes peaks jagama õigeid moraalseid väärtusi ning õiget perekonnaõpetust. Kirik, kogudus peab olema valgus maailmas, mitte selline peegel, mis peegeldab maailma väärtusi ja maailma ebamoraalsust. Kui kirik või kogudus aktsepteerib tähestikurahva tegevust, siis kirik ja kogudus osaleb needuse tootmises ühiskonda. Te toodate pimedust, mitte valgust. Piibel, mis on Jumala sõna, mõistab üheselt samasoolised suhted konkreetselt hukka. Siin ei ole läbirääkimisteks mitte mingisugust võimalust. Sellest vaatenurgast lähtudes on samasooliste aktsepteerimine kiriku poolt usust taganemine. Iga piiblit lugev ja tundev usklik peaks teadma, et Jeruusalemmas oli algkoguduse ajal oli kirikukogu. Kujutage lihtsalt ette, et seesama kirikukogu, mis oli algkoguduse ajal Jeruusalemmas, kus olid apostlid pandud otsustajateks ja sellisteks tugisammasteks. Kujutage lihtsalt ette, et neil on tekkinud arutelu sellise küsimuse üle, kas kirikus või siis koguduses võivad teenida samasoolised või siis samasoolisust pooldavad kirikuõpetajad, apostlid, jüngrid, evangelistid. See teema ei oleks mitte kunagi selle kiriku kogu lauale jõudnud. Olgugi, et seda perversset tegevust praktiseeriti ka algkoguduse ajal. Sellel tegevusel olid väga konkreetsed tagajärjed vanasti. Kui keegi jäi vahele, siis see lõppes surmaga. Ja seepärast oli see ka väga kõvasti selline varjatud tegevus. Nii et Eesti Evangeelse Luteri kiriku konsistoorium või kiriku valitsus või mis iganes moodi teid nimetatakse, kui te aktsepteerite ja olete nõus, et Eesti Evangeelses Luteri kirikus võivad teenida samasoolised kirikuõpetajad ja samasoolisust aktsepteerivad kirikuõpetajad, siis te põhimõtteliselt olete kirikuna läbi kukkunud. Ja mina soovitan kõikidel nendel kirikuõpetajatel, kellel on vähegi mõistust ja julgust ja moraalitunnet sellest Luteri kirikust lahkuda. Sest see laev läheb põhja, varem või hiljem. Aga see video ei ole veel lõppenud. Luteri kiriku juhtkonnas ja ridades on mehi, kes on andnud vandeid salajastes loosides. Sellega ma pean silmas kirikus tegutsevaid vabamüürlasi. Vabamüürlus on seotud inimlike lepingute ja vannetega, mis kehtivad igavesti. Isegi kui sealt vabamüürlusest välja astuda, ei tohi sa oma vendasid reeta ja neile niinimetatud nuga selga lüüa. Kristlaste lojaalsus peab 100% kuuluma ainult Jumalale. Kuidas saab kirikuõpetaja teenida korraga kahte isandat?
Mida tähendavad need vanded, mis seovad vabamüürlasi igavesti? Need salajas antud vanded seovad inimest vaimselt kellegi muu kui Jumalaga. Miks on vabamüürlaste nimekiri ja need salajas antud vanded salastatud? See organisatsioon on otseses vastuolus kristliku vabadusega. See organisatsioon ei teeni Jumalat, vaid see teenib Paali. Jumalaga lepingus olev usklik ei saa teenida korraga elavat Jumalat ja siis vanduda truudust süsteemile, mis asetab inimliku tarkuse kõrgemale Kristuse ilmutusest. Need vanded ei kao mitte kuhugi, ka siis, kui nendest organisatsioonidest lahkutakse. Need salajas antud vanded jäävad vaimseks sidemeks, mis mürgitab kiriku vundamenti ning loob ideaalse pinnase patule, korruptsioonile kiriku sees ja sõnakuulmatusele. Jaakobuse 5:12. Aga enne kõike, mu vennad, ärge vanduge ei taeva ega maa juures, ega mingit muud vannet. Teie jah olgu jah ja teie ei olgu ei, et ei langeks kohtu alla. Mattiuse 5:34-37. Veel olete kuulnud, et muistsetele põlvedel on öeldud, sa ei tohi valet vanduda ja issandale antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vanduge üldse ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah olgu jah ja ei olgu ei, aga mis üle selle, see on kurjast. Paljud lääne kristlikud kirikud on pidanud vabamüürlaseks olemist ja nendega seotud olemist mitte sobivaks koosluseks koguduses. Ja just nimelt nende salajaste vannete tõttu, mis on tehtud saladuse loori all. Mul on siiralt kahju, et selliseid avalikke sõnavõtte vabamüürluse ja tähestiku rahva suunal ei kuule nendelt pastoritelt ja juhtidelt, kes kuuluvad Eesti kirikute nõukogusse. Kuidas te saate kuuluda liitu organisatsiooniga ja süüa ühest lauast näiteks Luteri kiriku juhtidega, kes ei suuda oma organisatsioonis korda majja lüüa ja kes astub konkreetselt vastu Jumala sõnale? Minu üleskutse nendele pastoritele ja juhtidele, kes te olete selles Eesti kirikute nõukogus. Kui te ei julge avalikult oma suud lahti teha ja seista selle vastu, mis praegu toimub või on toimumas Eesti evangeelses Luteri kirikus, siis minu soovitus on see, et näidake oma meelsust sellega, et astute sellest kirikute nõukogust lihtsalt välja. Protesti märgiks, et te ei ole nõus sellega, et Eesti evangeelses Luteri kirikus saavad jätkuvalt edasi teenida samasoolisust pooldavad ja samasoolised kirikuõpetajad. See konkreetselt, nagu ma ütlesin, mürgitab kogudust seest poolt. See on õõnestamine oma inimeste poolt ja see on kahjulik tervele ühiskonnale. Ja kui te ei taha välja astuda sellest Eesti kirikute nõukogu liikmelisusest, siis see näitab minule seda, et te aktsepteerite ja tolereerite seda samasoolisust ja kõike seda, mida tegelikult praegu üritatakse siis Eesti evangeelsesse Luteri kirikusse sisse jätta ja sisse viia. Seda videot teen ma 15. mai. Ja tänase seisuga on see Eesti evangeelse Luteri kiriku sisene olukord läinud väga selliseks kuumaks ja teravaks, kus siis juba tuleb välja see, et peapiiskop lausa ähvardab mingisuguste karistustega nii neid kirikuõpetajaid, kes üritavad vastu seista sellele samasoolisusele ja ilmselgelt hakkavad kannatama ka need samad lambad, kes seal pingis istuvad. Nii et mõelge, millises suunas me tegelikult täna oleme liikumas. Olgu siia lõppu veel öeldud ja üks näide teile ühest Eesti Ekspressi artiklist, kus siis peapiiskop Urmas Viilma ütles ühe lause, enne kui ta valiti peapiiskopiks. Ma teenin kirikut nagu kaitseväelane. Kaitseväelase kohustus on kaitsta riiki ja elanikkonda. Nagu ma ütlesin, peapiiskop peaks lähtuma Jumala sõnast.
mitte nendest sõnadest, mis tulevad kuskilt kõrgemalt, ülevalt poolt, Euroopa Liidust või kuskilt valitsuse tasandilt. Samast artiklist üks küsimus oli Urmas Viilmale. Linnarahvas märkas, et kevadel tõstsite Toomkiriku nõukogu liikmete arvu 20-ni. Kuigi kogudus pole Jaani või Kaarli kirikuga võrreldes just suur, kas ilmikuid lisati nõukogusse, sest vabamüürlasi oli ja on tänini üle poole kiriku nõukogust. Ja Urmas Viilma vastus, kas vabamüürlasi on pool või vähem, seda mina ei tea. See on juba vale, sest ta teab väga selgelt, kes on tema vennad vabamüürluses. Entusiastlikke inimesi, kes koguduses silma paistavad, edutatakse ikka nõukogusse ja ega kedagi sealt tingimata lahkuma ei pea sundima. See video on üleskutse äratusele. On aeg küsida Eesti Evangeelse Luteri kiriku juhtkonnalt ja kiriku valitsuselt, kellele te kuulute. Kas te olete Kristuse karjased või olete te avanud uksed vaimudele, kes on tulnud kirikut seest poolt lammutama? Jäta meelde see lause. Kirik ehk kogudus peab olema valgus maailmas. Mitte selline peegel, mis peegeldab maailma väärtusi ja maailma ebamoraalsust. Ma kutsun üles Eesti Evangeelse Luteri kiriku juhtkonda ja neid, kes pooldavad kiriku sees samasoolisust. Ma kutsun neid üles meeleparandusele. Ja täpselt samuti ma kutsun kõiki teisi usklikke üles seisma tõe eest ja rääkima tõde ja palvetama meie niinimetatud riigikiriku ehk rahvakiriku käekäigu pärast. Palvetagem, et Jumal juhiks selle kiriku õigele teele tagasi ja puhastaks selle kiriku juhtkonna ja teenistujate read, et seal hakkaks paistma valgus, mitte pimedus. Olge väga õnnistatud ja võib-olla kohtume järgmises videos.